Järvamaal, Türi vallas, Laupa külas tehakse taasajalugu ja teeme seda meie. Ma usun, et tänane päev kirjutatakse Eestimaal mõisate ajalugu küll suurte tähtedega. Ja seda põhjusel, et seesama mõis, Laupa mõis, pole kunagi varem nii ilus olnud. Isegi nüüd sel ajal, kui viimane Laupa mõisaga Otto Ivan Taube siin toimetas. Sest siis, kui tema selle mõisa valmis sai 1913 ja need 6 aastat, kui tema oma perega siin mõisas elas, ta lihtsalt ei jõudnud kõike ruumilise mõisast välja ehitada, kui Eesti Vabariik ja 1919 Eesti riik riigistas mõisa. Täna on see mõisahoone lõpuni välja ja valmis ehitatud. Ja täna me kõik siin üheskoos oleme siis selle lõpuks valmis saanud mõisahoone vastuvõtmise tunnistajaks. Ja palju õnne teile kõigile või meile kõigile sellel kaunil päeval, kui see mõis on ehk mitte ainult väljaspoolt kaunis, vaid ka juba seestpoolt väga kaunis. Mul on eriti hea meel Norra saatkonna esindajana ja seega ka Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsministride esindajana olla siin täna tõdemas seda, mis suur töö on kõik ära tehtud. Need 12 mõisakooli projekti, mis finantsmehhanismide raames suuremal või vähemal määral said siis renoveeritud, on tegelikult eelmise perioodi üks sellise südamelähedasemaid ja kindlasti üks kaunemaid programme. Tänu Norra kruunile on meil Järvamaal jälle valmis üks mõisakool. 9 aastat tagasi oli see võimalus võidumõistas. Ja kohe meil võimas pääsemaks. On mõisakooli. See on Järvamaa jaoks väga hea tulemus. Väga loodaks, et programm jätkub, sest meil on neid koole veel. See veel kord Norra riigile suured tänud.